Paljudes Eesti omavalitsustes organiseerivad lapsevanemad lasteaia remondi, mööbli ning vajaminevad tegevusvahendid. Mitmetes lasteaedades on ette nähtud kõigest 1 euro kuus lapse kohta õppetegevuseks vajaminevate vahendite soetamiseks. Tegemist on siis lasteaedade toetamiskampaaniaga Aita lapsel olla loov, mis siis kujutab endast ette seda, et üle 130 noorsotsi ja meie sõbra, kes ei ole noorsotsid, üle Eestis hakkavad koguma õppekasvatustegevuse vahendid lasteaedadele. Need on siis pliiatsid, värvilised paberid, košvärvid, plastiline ja nii edasi. Ja et miks me seda teeme või mis selle nagu eesmärk on, seal on 3 suurt eesmärki. Üks on see, et need õppekasvatustegevuse vahendid koguda. Teine eesmärk on see, et juhtida tegelikult tähelepanu sellele lasteaedade väga kehvale olukorrale Eestis. Ja 3. eesmärk on siis sellest teisest tulenev, et tegelikult võiks riik võtta ka mingisuguse vastutuse lasteaedade ülevalpidamisel, et praegu on olukord, kus riik ainult paneb kohustusi kohalike omavalitsustele, teise käega võtab sealt kohalikust omavalitsusest raha ära, näiteks nagu see maamaksu kaotamine on. Ja lõpptulemus on see, et see, kuidas lasteaias läheb või mis tingimus neil on või kui targaks nad seal lasteaias saavad, sõltub sellest, kui palju on kohalikul omavalitsusel raha ja kui rikas on lapsevanem. Võib öelda, et antud üritusel on ka nii-öelda reklaamnägu, kes ka ise loodab, et tema kaudu jõuab antud sõnum inimesteni ja lasteaedade murele pööratakse rohkem tähelepanu. Ma loodan, et ma tõmban natukene tähelepanu, mis tähendab seda, et kui ma ennast seon projektiga, siis ma loodan, et seda tähelepanu sellele projektile tuleb ääretult palju. Et kui muidu võiks juhtuda see, et teades selliseid heategevusprojekte, kuidas pigem nagu nendele vaadatakse tänasel olukorral juba pigem nagu kulmu niimoodi kiprasse ajades, et jälle nad teevad mingisugust ei tea mis asja, siis mina täna panustan väga palju sellega, et ma tahan nagu laiemale üldsusele seda tuua lähemale, seda probleemi ühiskonnas hästi kõrgele tõsta, et tegelikult ma leian, et kui mina ükskord lapsed saan, siis ma tahan seda, et minu lapse haridus ei sõltuks sellest, et millised pangakontonumbrid mul on. Kampaanial ja selle kulgemisel saab aga aktiivselt silma peal hoida Facebooki lehel ning loomulikult saab oma üritusele ka panuse anda erinevatel aktsioonidel, mis peagi aset hakkavad leidma.